Tervist sõbrad, oleme siin Fotografiskas, Kompostori ruum on see, eriolukord on lõpukorral, õnneks. Ja üks päev tööle sõites, ventides rattega, mõtlesin selle üle, et kui palju see kogus on, mis nüüd on ühekordsete nõude näol sel ajal, kui restoranid on hästi palju take-away'd teinud, ringlusse läinud, samamoodi rääkimata kaitsemaskidest, kaitseülikondadest. Aga ma tahan teha ühe testi, meil on siin komposter, mis siis aitab meil toidujääkidest suurepärast eelkomposti teha. Eelkomposti selles mõttes, et oleks hea, kui ta aianurgas veel teil natuke küpseb ja edasi hapneb seal. See masina pluss on see, et siin sees on niiskust 40 kraadi ja kuumus on peaaegu 100 kraadi. Kui me mõtleme nüüd, võttes selle kohvitopsi ja meil öeldakse, et see on, kui ma loen siit, on compostable, inimestel on kuidagi selline arusaam, et kui ta jätab selle kuhugi loodusesse või ripakile, siis varem või hiljem temaga midagi juhtub nagu. Aga see võtab ikkagi väga kaua aega. Ja olgem ausad, kui ma ütlesin, et siin on 100 kraadi ja 40% niiskust, siis looduses sellist tingimusi ei ole nagu mitu kunagi. Ja sellepärast ma tahangi teha ühe lihtsa katse, panna siia, olen kogunenud siit oma majast erinevad nõud ja asjad ja kes näib, võib-olla me peame ka ise endale tuhka pähe raputama, et kasutame sellist compostable nõud või komposteeritavat nõud, aga tegelikult ikkagi päris nagu komposteeritav ei ole või võtab see vajab teatud keskkonda ja kuumust. Aga mida inimesed väga ei taha teadvustada. Nii, lihtne joogitops on märk peal, peaks olema komposteeritav kohvitopsi ka. Siin on taaskasutatud papist tehtud nõud, aga seest on ta lamineeritud. Vaatame, mis nendega juhtub. Siis on meie Fotografiska toidumenüü vana menüü ja see on tehtud toidujääkidest, fermenteeritud köögiviljajäägid täpsemini. 10 kotlehti, vaatame, mis nendest saab siin. Pagaritoodete kott või leivakott, mida me kasutame. Märk on peal, ilmselt see paber on komposteeritav, aga kuidas see kile siin toimub, seda oleks küll huvitav näha. Ja suhkruroost tehtud toidukarbid, klassika. Vaatame, mis nendega saab. Biojääkide kilekott, vaatame, kas midagi juhtub taga siin või tuleb ta sama targalt tagasi. Ja siis, kas midagi, lisame siia toidujäägid, mis on meil majas tekkinud, kohvipaks, köögiviljakoored ja munakoored. Kaan kinni, masin sisse ja kell on 18:11. Möödunud on siis müstiliselt 24 tundi ja kell on 17:41. Ja alustame siis enda geoloogiliste kaevamistega siit meie komposterist. Et esmapilgul vaadates siin toidujäägid on kõik lagunenud. Midagi siin väga sellist, mis me siia sisse panime ei ole nagu. Siin on päris palju sellist seda suhkruroo tükikesi näha. Üht-teist ikka on toimunud. Ja kellel kevadel veel põllurammu on vaja, et siis tulge läbi, saame teile komposti kaasa anda, aga hakkame siit siis asju välja kaevama, mis meil siin on jäänud järgi, suuremad tükid. Siin kohe esimene asi on kohvitopsi gaas. Ega siin tundub, et minna veel tükk maad. Üks selline suur roheline asi ka ootuspäraselt muidugi, ega selle kilekotiga siin midagi juhtunud ei ole, et on täiesti kõbus ja vaatame, kas saame teda veelgi siis otstarbekalt kasutada. Kohvitops. Siin kohvi enam ei joo, aga näete, siin on selline lamineeritud või kile on siin sees täiesti olemas. Et tundub, et läheb aega veel. Nii, siis meil on siin ühekordsed topsid, seest on küll taaskasutatud paber, aga seest on lamineeritud. Ja ega siit tundub ka, et läheb veel hulk aega ennem, kui see siit midagi juhtuma hakkab.
Siis, mis meil siin veel on, suhkruroos need ühekordsed take away nõud. Et tundub ka, et natuke vajaks veel aega rohkem. Menüüpabereid ma enam siit väga ei leia. Ja mis meil siin veel on siis? Et jah, kui te vaatate, siis on päris palju siin paberkiud, et üht-teist siin ikkagi on lagunenud ka. Aga üldjoontes jaa, kui meil siin oli temperatuur selles masinas 40% niiskust ja 110 kraadi või 100 kraadi kuumust, siis looduses sellist keskkonda ikkagi meil ei ole ja võite arvata, et või mõistatada, kui kaua need aega võtavad see lagundamine, nii et kõige lihtsam on ikkagi võimalikult vähe asju ringlusesse võtta ja see olekski see lihtne sõnum, et järgida seda ühte ja ainust täiuslikku ökosüsteemi, milleks on siis loodus, kus ühtegi jääkainet ei teki ega jääk ei teki, nii et mõelge selle peale ja tegutseme. Kõike head!